Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et nüüd üle pika aja toimetan jälle siin üleval. Et päris pikalt pole ehitusteemalist videot tulnud. Ütlen kohe ausalt, vahepeal lihtsalt ei viitsinud ka tegeleda selle ehitusasjaga. Nii siiber sellest ja teine asi siis, et meil on vaja materjali juurde. Et meil on prussi juurde vaja. Et siinpool nüüd sai ka meie magamistuba ära pandud lakke see viimane kiht villa, nagu siin igal pool teise külje peal nüüd on. Ja siia jääb nüüd prussi puudu. Aga milles probleem on, vaatame kohe, meil on käru õues lumehunnikus. Et üks asi, käru on meil siin lumehunniku all ja pole viitsinud seda välja kaevata. Et nüüd ehk siis paari päevaga sulab veel vähemaks siin ja ei pea enam kogu seda rada siit tühjaks kaevama, vaid ainult siit natuke külje pealt ära rookima, et saab selle käru kätte ja siis prussi juurde tuua. Ja vot nii, ja nüüd siis üks päev ajame selle käru pöörde, toob prussi juurde, teeb siit ka villa ära ja siis need ülevalt need laetalad siit. Aga mis praegu teha saab, kui prussi ei ole, on see, et ma pidin panema niikuinii siia need värske õhuklapid ka kuskile. Et meil ei ole need aknad sellised, mida saab nii-öelda niisuguse tuulutuse peale panna. Ehk siis ma teen siia kõrvale augu läbi ja panen siis sellised asjad sinna. Reguleeritavad värske õhuklapid. Ja sama ka seal keiutoas teisel pool nurgas võtan korraks selle ühe tüki villa ära sealt, teen augu läbi ja siis peab villa tagasi. Vot. Et nüüd on hea sellega tegeleda, on siin soe üleval ja teeme siis need asjad ära. Et siin on nagu mingi 10 kraadi praegu või. Et siin talvel vahepeal oli ju kohati nii külm, et ei tahtnud kuidagi tegeleda selle asjaga, et see mingit auku sisse teha ja õues ka külm ja jama. Aga nüüd ma märkasin siia ära, et selle tõmban ketsaega lihtsalt alguses, lihtsalt kandiliselt augu läbi selle laua ja siis vaatab, mis seal taga on. Et välimine voodrilaud võib-olla mul nüüd tiigersaag ju jälle läks läbi. See sepatsi oma, mis mul oli. Et välimise voodrilaua vajadusel siis puurin läbi, sest sinna tuleb niikuinii uus vooder peale. Praegu on lihtsalt vaja, et selle läbi saab siit selle toru, et siis saab siit seest kinni ehitada. Ja on ta siis nii-öelda paigas. Vaat. Vaat nii. Ja siin taga tegelikult on tuuletõkke olemas, mille pärast mul oli üldse mõte, et väljas jätab selle voodrilaua vana alles ja paneb sinna peale uue reikadega. Et ei ole mõtet siin hakata. See tuuletõkke tundus suht okeilt pandud, et ma ei viitsi hakata seda väljas, seda vana voodrit üldse maha kraapima, kuna mul niikuinii tuleb allakorrusele ka reikad seina ja tuleb sealt sein eemale, siis ta jookseks ülemine ja alumine sein kokku. Et ma ei hakka siis siia üles nii suur karkassi ehitama, jätan alles selle vana laua, mis ei olnud ka mäda siin. Vaata, nüüd tungime siis siit läbi ja vaatame, mis meil sealt edasi vastu tuleb. Nii, ja kuna ma ei ulata väljast redeliga ligi siia, et väikse tiksaega väljast see ringikujuline välja lõigata, ja tiigersaag on katki, et siit poolt seda lasta, siit ei saa väikse tiksaega. Selle tera on lühike, siis ma pean tegema nii, nagu vanasti tegin, kui mul oli ümargusi mingeid auke kuskile vaja, ehituslikke auke, mitte puhtaid auke, ehituslikke auke, mis pärast näha ei jää. Ehk siis kõige lihtsam variant, kui sul midagi muud ei ole, siis ringi ratast lihtsalt puurid augud ja lööd tüki välja, et see midagi näha ei jää. Läheb ümber ilusti, tihendab vahukara niikuinii pärast. Ja teeme siis praegu ka nii, et redeliga no nipa-napa kuidagi ulatakse, aga ma ei taha selle mingi viimase redeli pulga peal ka seista siin praegu siin õues, et ma pean vaatama, kui ma siin hakkan tuulekasti õues tegema ja värke niikuinii tellingud omale, et mul ei ole jah hetkel nii pikka redelit. Aga selge, hakkame siis, puurime siis mingid augud läbi ja vaatame, kuidas ta jääb.
noh, midagi sellist, eks samamoodi on tehtud aukusi tegelikult kunagi ka korstendesse ja niimoodi, kui on neid lolle ümargusi tahmaluuke vaja panna olnud ja siis nüüd polegi midagi, lihtsalt koputab siit välja ära need tükid ja ongi olemas. Nii. Ja ütleme nii, et vahutasin ta kinni siis siia kuivama nüüd ja nüüd siin ta on. Ja kuna siit tuleb veel 5 peale jooksma, siis ta ongi sama kaugel sentimeeter rohkem kui see siit. Sentimeeter rohkem, sest mul tuleb veel umbes mingi 11-12 milli laud peale ja tegelikult kui tuleb midagi paksemat, siis siit on veel 4 sentimeetrit mänguruumi ka, et teda nagu toa poole liigutada ja väljapoolt tuleb siis mingi hetk lihtsalt jah, maha lõigata ja see rest uuesti otsa panna, et siit tuleb noh, nii palju eemale vast see laud ei tulegi mul siit, see voodrilaud hiljem. Ehk siis jah, praegu jätab selle resti sinna otsa, see on kinni needitud 2 neediga, et puurib ära ja kui seda seina teeb, siis puurib ära needid ja paneb selle välimise resti õige kauguse peale. Ja nüüd kordab sama värki siis teisel pool seinas ja siis, kui siin nüüd see kuivand on see vaht, siis panen ilusti villa tagasi ja ongi korras sellega. Nii, ja nüüd on vill ka ilusti ümber tagasi pandud mõlemal pool. Ja mis siis veel sai tehtud, et siin akna peal ka mul ei olnud seda villa ja seda latti seal. Et nüüd ongi see teema, et kuna siin on mõlemal pool juba need latid olemas, brussid on ju, siis siit poolt saab tegelikult hakata juba lae peale ka villa panema. Ehk siis selle paningi selle mõttega, et siit hakkab nüüd alt tulema ospiplaat. Tuleb niimoodi siis vahekaupa, paneb ospiriba ja siis puistekad peale sealt. Siit saab niimoodi redeliga seista, puistekad peale, siis paneb järgmise ospiriba ja puistekas kuni laeni peale. Vaat sellised asjad. Et teiselt poolt sai ka sama värk tehtud. Villaga ilusti selle ümbert kinni, sinna peale vill. Noh, siin on natuke vaja veel sättida, siin on poom kantis veits see akna pealt see bruss natuke tõmmata alla seda serva. Ja siis sai pandud siis ka see, mis siin veel lahti oli, see korstna ümbrus selle tulekindla tuuletõkkega ära. Et siit saab ka tüki ära panna siis ja nii edasi jätkata. Aga nüüd jah, paar päeva saab veel teha, siis tuleb kalastuslaager. Ja siis ma arvan peale kalastuslaagrit läheb ja toob brussid ära, et siis ei pea hakkama seda ootama, kuni käru ümbert lumi ära sulab ja siis paneb siit brussid ja siis Kairit saab tulla. Mina panen alt ospi ja Kairit hakkab panema seda puistekat sinna peale, sest mul on sellest villast nii siiber, seda villatamist on eluaeg nii palju tehtud, et aitab mulle küll selle eest. Vot nii, ja siis on juba edasi puhtam töö, läheb see aurutõkke kile ja värgid, siis ei ole enam nii palju seda villatamist. No jah, otsa seina ka veel, sest niipidi lähevad veel 5 latid peale ja sinna vahele, aga see on juba lihtne, see on väike tükeldamine. Aga jah, kalastuslaagrist rääkides, et nüüd jõe peale enam minna ei saa, aga siin 2 päeva tagasi veel käisin jõe peal ja sealt tuli veel üks haug. Selle videoklipi võib ju ka siia vahele panna, miks mitte. Aga jah, sopi peal on veel jääpaks. Sopi peal on jääpaks, et siin nädalavahetusel saab selle minikalastuslaagri ilusti ära teha veel. Ja kes tahab, saab sealt allika eest püüda siis vabast veest ka. Ja võib-olla saab jõest isegi püüda, sest et seal ka juba, et selle koha peal seal juba hakkab lahti minema, kus kevadel eelmine aasta siin ka viidikas ja särg hästi võtsid, et see laagri ajaks ka lahti, ma arvan. Ja. Aga okei, vaatame selle haugi klipi siia vahele ära ja siis vaatame edasi tegelikult veel, mis me toas teeme, et meil on toas ka siin natukene toimetamist. Kairit hakkab toimetama ühtede asjadega siin. Aga tundub, et ta on täiesti lahti kerinud, seega ma oletan, et ta on ikkagist kala küljes.
ja võtame siis. Kuskil rohu sees kinni jälle natukene. Nii, ja midagi nagu oleks. Ei saa aru veel. On jah? Oh. Aga see on selline nipa-napa mõõdus, ehk siis see läheb tagasi. Noh, ja sina sunniks võid hoopis nii soolikatesse, et sind ei saagi tervelt kätte. Õnneks sa oled täpselt mõõdus. Et ei ole hullu. Võtame su siis ära. Õnneks sa oled täpselt mõõdus, jah. Nii, ja lõpuks hakkame tootma siis ka oma sublimatsiooni meetodil logodega tooteid. Et siin on meil siis Epson ET 1810, mis tegelikult ei ole mõeldud otseselt sublimatsiooni paberile printimiseks, aga kuna siin on niisugused mitte tindikassetid, vaid täidetavad niisugused nii-öelda anumad, siis me saame siia sisse panna sublimatsiooni tinti, kuhu tegelikult käiks tavaline printeri tint, ehk siis me saame kasutada teda sublimatsiooni paberile printimiseks. Nii, ja nüüd on üks probleem. Siin on niisugused lollakad otsikud, kus on mingi selline miinuskriips sees, ehk siis ma ei saa selle pudeli seest otse panna siia tinti sisse, siis teeme niimoodi ja see ei mahu see ots siit selle jama kõrvalt mööda, et tõmbame süstlasse ja täidame süstlaga ära need nii-öelda kohad, sest et mul ei ole originaal Epsoni tint, vaid mul on mingi teise firma tint, vot, mis oli soodsam. Ja ega midagi, täidan selle printeri ära, siis prindime spetsiaalse paberi peale, mis on siis sublimatsiooni paber, nii-öelda logod, mis mul siin on valmis tehtud. Ja siis on meil siin niisugune instrument, et siin vahel saab siis särke teha, siin on see display, kõik värgid, särgid ja siin vahel hakkame pressima, siis see läheb kuumaks, aga noh, seda näitame siis natukese aja pärast. Saab pressida erinevaid ja kruuse siis, see on küll selle mõõtu kruusi press ainult, aga meil on nii-öelda 15 in 1 ehk siis hästi niisugune võimas komplekt tellitud, kus on siis igasugustele asjadele võimalik nii-öelda pilte peale lasta. Et meil on siin väga palju erinevaid mõõtudes asju, erinevate mõõtudega kruuside jaoks siin jubinad. No ühesõnaga hästi palju jubinaid, tulevikus näete nokamütsid, isegi jalanõudele saab, taldrikutele saab, kõigele saab. Erinevad need abivahendid olemas sellele pressile. Aga selge, tegeleme praegu selle printeri täitmisega ja siis teeme selle kruusi valmis ühe, teile ka näitame. Ja alustame siis süstimisega. Et võtame kohe niimoodi siit seda, ma arvan. Ja ma ei tea, palju need tindikassetid mahutavad, aga me tõmbame siit praegu 20 milliliitrit siis. Selline värk ja laseme siis, süstime siis siia sisse selle. No ja nii kordame, kuni siis on paagid täis või on otsas see. Siin näitab joon, et see ikka mahub veel. Tundub, et 20 ongi mingi 80 milli või niimoodi või 100 milliliitrit see maht siin. Nii, ja esimene printimine tegime loomulikult tavalise paberi peale, testversiooni. Et kas kõik on hea, kõik tundub hea, tindikanalid on kõik nüüd ilusti tinti täis, ta jääb siin tuhmimad värvid, kui ta jääb pärast sublimatsioonipaberil tassi peale kõrvetades, nii nagu ma aru sain. Ja nüüd läheb niisugune spetsiaalne
paber siis sisse, et tavalise paberi peal kõik toimis, test tehtud, nüüd laseme siis sublimatsioonipaberiga välja ühe ja lõikame pärast need ribad välja siit. Nüüd sai välja lõigatud üks riba, siit pole näha, näite paberi pealt, et üks riba sai välja lõigatud, kogu asi peab peegelpildis olema, sai selle spetsiaalse kuumakindla teibiga pandud siia tassi peale, nüüd ta läheb siia kuuma pressi vahele ja paneme masina pöörde ja surume siis nii-öelda ta siia peale selle. Nii, nüüd masin soojendab meil siin 374 Fahrenheiti, ehk siis peaks olema 180 kraadi Celsiust, ei, 170, mis ta nüüd oligi, 190 kraadi Celsiust ja siis taimer on 180 minuti peal. Pressi, nii. Ops. Ja execute. Nii. Ja võtame siis tassi välja. Vaatame, mis siia peale jäi. Lülitame masina ka välja praegu. Tuline. Või võtame kohe. Hopp. Ei olegi väga tuline. Ja laseme hetke jahtuda ja vaatame siis või võtame kohe maha, Nii. Ja mis meil siis jäi? No vot. Ja minu arust väga selge pilt ju. Väga hästi. Nüüd on meil siis võimekus ise nii-öelda kodus neid toota, mitte ei pea enam tellima kuskilt kellegi käest seda sublimatsiooni kruuside peale. Vot, väga hästi, läheb pakki ja e-poodi müüki, et nüüd meil siin mõnda aega müügil ei olnud neid, olid otsas, aga nüüd toodame neid ise ja meil on veel teistsuguseid värve ka, nii et hakkame teistsugust värvi ka nüüd, teistsugust värvi sisudega ka hakkame nüüd müüma. Väga hästi. Nii, ja nagu juttu oli, et on meil nüüd 3 värvi neid siis saada, on punase sangaga, punase sisuga, rohelisega nagu esialgsed olid ja valge sisuga. Ja kirjad on siis niimoodi kõigil, et on logo ühel pool, kiri all ja logo teisel pool. Ja meil tulevad märtsis nüüd ka veel nii-öelda hinnasula, et kogu kaubale paneme peale ka pisikese soodustuse, et kuni 15. märtsini siis saate väikse soodustusega. Natukene tõmbame hindasid alla. Et davai, minge vaadake e-poodi ja mis kraami meil seal siis on praegu üleval. Aga tooteid muidugi tuleb tasapisi veel juurde. Tasapisi küll, aga vaikselt paneme midagi sinna juurde. Nii, ja ongi päeva õhtu selle mässasin siin nüüd nende kruuside e-poodi panekuga. Panime allahindlused ka juba igale poole. Ja mis probleem oli, ei saanud aru, kuidas teha seda nii-öelda variatsioonidega toodet ülesse panna, et kuidas neid värve lisada siia, et meil on ju nüüd 3 värvilised, neid küll palju ei ole praegu, aga me neid toorikuid tellime juurde, aga proovime, et kuidas panna seda siit, näed, et valid siit seda värvi ja värki, sellega läks natukene aega, aga nüüd nad on üleval, minge vaadake pood.peregalooduses.ee ja saate muidugi ka lingi otse video alt panna käima, mina siin juba testin ja vaatan vahepeal uusi tooteid, et oleks midagi uut põnevat jälle. Üks asi, mis ma siin proovin praegu, on sükene rulliv noatiritaja, teemantplaadid on otsas, on erinevate suurustega plaadid kaasas, sellel on 1500 kõige peenem ja siis käib niimoodi, et paned selle noa niimoodi, siin on niisugused nurga all need otsad kohe, 15 kraadi, 20 kraadi, paned magnetiga külge ja siis lihtsalt niimoodi rullid seda ja hoiab täpselt õige nurga all see magnetiga asi selle, et seda asja siin testin, siin praegu teritan siin nugasid, siia saab ka peale graveerida ja teine asi, sükene väike, minu rusikast sentimeeter
pikem, selline mini taskusaag siis. Vaat selline. Natuke suurem kui multitööriistadel küljes on, aga selline päris terav on, et seda ma lähen nüüd homme saen metsas sellega hästi palju, vaatame, kui suurt ja mis puud saab sellega saagida. Et kui need nüüd asjalikuks osutuvad need asjad, siis tulevad ka need. Jah, niimoodi mingi hetk e-poodi müüki, aga ega midagi, ei mahu sellesse videosse selle rohkem, et ehitusasja näitab edasi, siis juba mingi päev jälle, et me hakkame ikka aktiivsemalt nüüd ehitama ka, et ega see seisma ei saa jääda, see teine korrus ja kindlasti peale kalastuslaagrit nüüd hakkab seal, et hakkab Kairit seal sillaga möllama ja nii edasi. Aga hea küll, kerige magama kratid ära ja näeme siis järgmises.